Puumarketi asutaja ja omanik Toomas Pärtel, kuidas tekkis üldse ettevõtte asutamise idee ja kuidas sai Puumarket omale nime? Aasta oli siis 91, kui me käisime sõpradega ühes ehituskooperatiivis tööl ja mina vaatasin kõrvalt, et maru lihtne on see kõik see asi. Läksin Tallinna linnavalitsusse, ütlesin, ma tahan firmat teha ja 22. juuli oli siis see päev, kus me saime registreerimistunnistuse 91. aastal. Meie firma on juhtumisi vanem kui taasiseseisvunud Eesti. Et noor poiss sai siis firma, aga tegevus algas reaalselt sügisel ehitusega. Panime 4 teatajasse kuulutuse, et otsime objekte, samaaegselt otsisime töömehi. Nii. Ja ma arvan, et tollel ajal oli kuskil paarkümmend objekti lausa niimoodi, et ei nõutud mingit ehituslikku eriharidust, piisast, kui tegid A4 peale lepingu ja templi ja olidki juba kõva mees. Alguses oli firma nimi tegelikult Ratox, ei olnud Puumarket. Esimene puidukoorem oli tähenduslik, mäletan täpselt, see oli 31. detsembril kuskil Põlvamaa Värska kandist. Käisime järel siukse autoga veel, kuhu tuli kõik see puit tuli laduda tagant luugist sisse, pikk auto, see külmhoone Alka oli. Et see jäi siis nii-öelda Viljandisse ootele, kui noored panid pidu ära ja tõime selle Tallinnasse ja müüsime selle 300% kasumiga maha. Ja siis saime aru, et ehitamine ei olegi see õige asi. Toomas, aga kuidas siis Ratoxist ikkagi Puumarket sai? Täpne aasta, ma arvan, ma ei eksi, kui see oli 97, kus hakkasid siis need nimede korrastamise aeg oli äriregister, oli äkki tollel ajal ka või oli see mingi teise nimega, kus ettevõtted ei tohtinud enam näiteks olla ühtede ja samade nimedega turul, et keegi pidi siis muutma oma nime või niimoodi. Ma mäletan ka üks põhjus oli see ja teine oli see, et me tegelikult Puumarketit kasutasime juba kaubamärgina. Ja meie Männikupoe nimi oli Ratox ja meie Mustamäe poe nimi oli Hardlo tegelikult. Hardlo võttis esimesena juriidiliseks nimeks endale Puumarketi ja siis me liitusime. Meil olid täpselt samad omanikud, kõik tegevus on olnud algusest nagu samade omanikega. Tänu sellele me tegelikult tähistame ikkagi oma sünnipäeva 22. juulist 1991. Aga kui vaadata äriregistrist, siis firma oleks nagu hiljem loodud. Aga tegelikult jah, et see tegevus oli, see oli lihtsalt tegevuse jätk. Kuidas tekkisid esimesed päris müügikohad? Esimene koht oli Vana-Narva maanteel tänu sellele, et meil seal toimus ka ehitustegevus, et tolleaegne ehitusdirektor seal siis ütles meile, et palun poisid, siin on asfaltplats, sild kraana, tõstukid, teil on ju kõik siin olemas, et kuhu te ikka lähete, et seal me alustasime. Ehitustegevus vaikselt lõppes, sellepärast see ei olnud enam nii kasulik. Ja järgmine koht, kui ma mäletan täpselt, oli 92. aastal juba Männikul. Ja 94. tekkis Mustamägi ja niimoodi see asi üsna tempokalt lahti läks. Kas algusaastatel oli teil ka turul konkurente? Võib öelda, et praktiliselt 0, sellepärast, et 91. aasta iseseisvunud Eesti ajal nagu olid paljud sektorid olid turult tühjad ja pidi ikka täiesti ühtepidi oli suur avastus, et puitu niimoodi ei müüda kuskil, ütleme, müügikohti polnud, et kes siis saeveskist sai kuidagi hankida endal puitu ja jah, see oli praktiliselt võib öelda konkurentsivaba. Kuidas toona kliendid üldse orienteerusid? Ühtepidi ma mäletan jälle täpselt algust oli see sama, kui ma ütlesin ehituse kohta, oli ka puidu kohta, et 4 teataja on millegi pärast hästi meeles, et see oli selline ajaleht, hiljem tulid need soovid ja kõik muud, kus me müüsime. Aga klientidel oli selle võrra raske orienteeruda üldse nagu puidu ja voodralaua ostmisel, et polnud ju mingisuguseid standardeid olemas. Et mille järgi, et oli vene kost, mõni saeveski tegi inglise mõõte, mõni tegi Skandinaavia mõõte, et me tegelikult pidime seal müügiorganisatsioonis võtma mingi aluse, et kas me võtame siis nagu vene kosti või Skandinaavia või niimoodi. Me võtsimegi Skandinaavia ja sellest saaks pikalt rääkida, kuidas, millest koosnevad need lühendid, näiteks voodrilaual, mingi UYL, kõik kliendid tänapäeval teavad, et selline profiil on tänapäevane olemas,
aga paljud ei mõtle, et see U seal ees tähendab Ulko ja see on hoopis soome keelest. Ja see on tänapäevani nii, sellepärast et Eestis sellised pädevad organisatsioonid puuduvad, kes tegeleks puidustandarditega ja need on tegelikult meil paljuski, jah, Eesti on üle võtnud tänaseks juba kõik Skandinaavia standardid, aga sa küsid alguse kohta, siis me pidime need ise leiutama. Et kuna siis ju interneti sellist kui tänapäeval ei olnud, et trükkisime ikka tuhandete viisi selliseid paksu hinnakirju ja ma vaatasin, et kuidagi nii hästi läheb, et kõigil on nagu varustajatel kas bussi aknal või kuskil käes tulevad meile, et kas me nimetasime seda hinnakirjaks, aga tegelikult oli see selles, et vaadati sealt neid ristlõikeid ja profiilide nimetusi, sellepärast selles ei orienteerutud absoluutselt. Ja hiljem siis see kolis kõik interneti üle. Puumarketi tegevjuht Toomas, milline on tänane Puumarket? No Puumarket on üks kiirelt arenev ja kasvav ettevõte ja tänane Puumarket on puit- ja ehitusmaterjale müüv kaupluste kett Eestis, kellel on 4 asukohas 5 müügiüksust. Hetkel saame ka öelda, et tegelikult on meil ka 6 müügiüksus või müügikanal ehk veeb, mille müük tegelikult meie äris ja sektoris kasvab nagu jõudsalt ja igapäevaselt. Täna kindlasti ja ka eelnevatel aegadel on Puumarketit tuntud eelkõige puidumüüjana ja puidu järgi, siis samas me saame öelda seda, et me oleme kasvanud selliselt, et meie tänasest 40 miljonilisest käibest 2/3 moodustub küll puit ja puitmaterjal ja puitplaatmaterjal, aga samas ka 1/3 on üldehitusmaterjal. Ehk me oleme täiesti arvestatavad tegijad turul ka ehitusmaterjali projektimüügis täna. Mille poolest erinete konkurentidest või siis mida te teete teisiti? Kui me räägime nüüd selliseid tavalisi ehitusmaterjalide poekette võrrelduna, siis oma valikuga puidu osas. Et see valik on meil tuntavalt teine, meil on välja töötatud ka täna puidusalong Tallinnas ja Tartus. Tänane puiduvalik tegelikult on ikka väga suur, eks ole, mis puudutab igasuguseid voodrilaudasid, saunamaterjale, ka terrassimaterjali, et see valikuvõimalus on alates viimistlusest väga lai ja mida peab nagu klient nagu nägema, eks ole. Et kohati see ongi nagu valikuvõimaluste pakkumine, mida salong eeldab. Salongile üks eripära näiteks on ka see, et kindlasti me pakume siin parimat nõustamist ja meie poolt on alati nagu kliendile saadavad parimad spetsialistid, kes leiavad nii-öelda lahendusi ja püüavad kliendilt nii-öelda selle valu ära võtta. Toomas, millised on teie viimatiste aastate kasvud ja tulemused? Et vaadates tagasi viimasele 3 aastale näiteks, et Puumarket on väga kiiresti kasvanud, aga samas me oleme töötanud need 3 aastat kogu aeg mingis eriolukorras. Et algas COVID esimese lainega, kus Puumarket ja terve organisatsioon pandi proovile, kuid me tulime sellest väga hästi välja ja saame öelda, et meie tulemus sellest küll oluliselt ei kannatanud. Eveli, teie ettevõte on Puumarketi suurim partner. Rääkige palun pisut endast ja ka sellest, kuidas teie koostöö Puumarketiga alguse sai. Puidukoda tähistab sellel aastal oma 25. tegutsemisaastat ja koos Prantsusmaal asuva emaettevõttega Group Roosiga oleme üks suurimaid höövelmaterjalide tootjaid terves Euroopas. Puidukoda toodab välisvoodrilaudu, sisevoodrilaudu, põrandalaudu, terrassi ja konstruktsioonpuitu. Kui rääkida nii-öelda koostöö algusest Puumarketiga, siis see algas tegelikult juba üle 20 aasta tagasi. Seega meie koostöösuhted on olnud väga pikaajalised ja väga sügavad. Puumarketi kaudu me turustamegi oma tooteid põhiliselt Eesti jaeturul. Puumarketi näol on tegemist meie jaoks Eesti turul kõige suurema kliendiga ja ta on meie jaoks selles mõttes väga oluline partner, et ta turustab kogu meie tooteportfelli. Millised on teie arust Puumarketi tugevused koostööpartnerina ja kuidas te hindate Puumarketit? Nad on oma ala eksperdid ja meie jaoks on see väga oluline, sellepärast et kui müüa puitu, siis peab sellest ka tehniliselt aru saama, peab olema see pädevus, et seletada siis nii-öelda lõppkliendile, et milleks üks või teine materjal hea on.
ja kuivõrd tegemist on ka ühe kõige suurema puitmaterjalide jaemüüjaga Eestis, et me saame nendega koostööd teha, tagab ka meile edu. Me hindame Puumarketit väga-väga heaks koostööpartneriks. Meil on olnud rõõm kõik need 20 aastat nendega koos tegutseda. Termori ja Puumarketi koostöö on kestnud juba 24 aastat. Katrin, millega te täpsemalt tegelete ja miks te valisite koostööks just nimelt Puumarketi? Termori on maailma suurimaid termopuidu ja saunamaterjalide tootjaid. Me valmistame termotöödeldud fassaadimaterjale, terrasse ja saunamaterjale. Me loome ehtsast puidust lahendusi, mis kujundavad väärtuslikku elukeskkonda. Meie sooviks on ühendada inimesi, kes peavad puitu parimaks ehitusmaterjaliks. Seda nii esteetiliselt, funktsionaalsuse poolest kui ka keskkonnasõbralikkuse seisukohalt. Ja minu meelest on see üks väärtusi, mis ühendab meid Puumarketiga väga tihedalt. Puumarket on vaieldamatult Eestis kõige pühendunuim ja kõige tuntuim spetsialiseerunud puidu edasimüüja. Millised on teie meelest Puumarketi tugevused koostööpartnerina ja kuidas te Puumarketit hindate? Termori tootjana keskendub eelkõige tootmisele, tootearendusele ja turundusele. Ehk siis tutvustame meie tooteid arhitektidele, arendajatele ja ka koduomanikele. Seevastu Puumarket meie jaoks on kõige väärtuslikum selle poolest, et nad hoiavad oma poes laovalikus väga laia sortimenti Termori tootevalikust. Eelkõige just saunamaterjalide osas, aga ka terrasse ja fassaade. Seetõttu kliendid, kui nad pöörduvad Puumarketi kauplustesse, saavad väga kiire teeninduse. Meie koostöö Puumarketiga on olnud tõesti väga hea, väga sujuv ja väga ladus. Ja ma ütleksin seda, et aastate jooksul on Puumarket oma valikut Termori toodete osas järjest laiendanud. Meile väga meeldib koostöö Puumarketiga. Green Cube majatehased teevad ka koostööd Puumarketiga ja Henri, ole hea, räägi veidi lähemalt endast ja kuidas see alguse koostöö Puumarketiga? Green Cube majatehas on siis Lihulas toimetav majatehas. Toodame 20–60 ruutmeetriseid väikeseid kõrge kvaliteediga väikemaju, mis ühtlasi on ka aastaringseks kasutamiseks. Ja siis ühel ajahetkel, just kõige väga alguses, oli vaja leida tarnija, kus kohas saada kaup võimalikult palju ühest kohast. Ja siis oligi Puumarket meie ainuke ja kõige õigem esimene valik, et kus tõepoolest siis kogu see koorem nii-öelda kohale jõudis, et millest siis need ilusad majad kokku komplekteerida. Nii et jah, selle ääremaal, kus me täna toimetame, see on meie kõige suurem probleem, et saada kõik asjad võimalikult soodsalt nii-öelda ühte kohta. Ja siis Puumarketi eelis sealt välja selgelt eristubki, et just see kõrge kvaliteet, hea teenus, hea teenindus ja mõistlik hind, nii et igal juhul soovitan. Millised on sinu arust Puumarketi tugevused koostööpartnerina ja kuidas sa hindad Puumarketit? Koostööpartnerina on Puumarket minu silmis absoluutselt üks eelistatumaid valikuid Eesti turul, nii et nendel on head pikad maksetähtajad, kvaliteetne kaup, hea teenus, hea teenindus, mis kahtlemata ka tänapäeval on väga oluline. Mida ma väga suureks eeliseks pean, on see läbipaistvus, et siin ei ole hindadega mingisuguseid saladusi või ekstra kokkuleppeid, mida me peame siis kuskilt nurga tagant või hea sõprussuhte saavutamisel siis saavutama. Et see on kindlasti väga oluline argument, miks tellida Puumarketist. Me tellime loomulikult ka ainult kõige kõrgema kvaliteediga materjali enda tehasesse, nii et täiesti õige koht, kuhu oma muredega pöörduda. Puumarketi personalispetsialist Anneli, sa oled töötanud Puumarketis ligemale 28 aastat. Mis on sind siin nii kaua hoidnud? No ma olen ettevõttega koos kasvanud ja arenenud nii pika aja jooksul, sest kui mina tulin, oli ju Puumarket nii-öelda üks pisikene osakond 25+ inimesega ja väga erinevate harudega, ja sellest on kasvanud nagu selline suur
suur asi, mis on südame lähedal, vaata, kui sa oled selle ettevõttega koos kasvanud ja arenenud, siis ta ongi sul siin südames. Ehk siis hoolimine ja pühendumus. See on see, mis mind on selles ettevõttes hoidnud. Milline on Puumarketi töötajate keskmine tööstaaž ja kui palju teil töölisi on üldse? Augusti alguse seisuga oli meil suurusjärgus 90+ inimest ja keskmine tööstaaž on ligemale 8 aastat. Kuidas sa, Anneli, hindad Puumarketit tööandjana ja kas on ruumi veel ka uutele tulijatele? Kindlasti on. Puumarket on jätkusuutlik, pidevalt arenev, selline hooliva keskkonnaga ettevõtte, kus on võimaldatud inimestele nii vertikaalne kui horisontaalne areng ja läbi selle on ta nagu väga tugeva resilientsusega. Ehk siis see on aidanud nagu ettevõttele ellu jääda ja meie töötajatest on välja kasvanud ka ettevõtjaid, et võivad ka nii ära areneda, et liiguvad ja arenevad ettevõttest välja ja ettevõtte siseselt on ka igakülgselt töötajate areng toetatud. Inimesed on need, kes sellele ettevõttele ka tegelikult selle väärtuse annavad. Iga üksus, nagu meil üle vabariigi on selline pisikene perekond ja see moodustab sellise kummalise sümbioosi. Inimesed on erinevad, meeskonnad on erinevad, asukohad on erinevad, aga nad kõik tegutsevad ühise eesmärgi nimel ja mis on Puumarketi puhul veel see, et Puumarket ei ole kaotanud oma nägu läbi selle ajaloo. Puumarket on oma näo ja liistud säilitanud ja ma väga loodan, et see jätkub pikaks ajaks veel nõnda. Kes on need inimesed, keda te siis ootate siia oma ridadesse? Kunagi ei ole häid inimesi piisavalt, kes on ikka hakkaja ja tragi ja on valmis kiirelt õppima ja tegutsema, siis on meie uksed nendel alati avatud. Millised on teie plaanid tuleviku suunal? Mina ütleks ühe sellise kindla märksõna, see on laieneda. Et laieneda asukohapõhiselt ehk mõni uus müügiüksus, müügiosakond Eesti asukohta teha ja teine asi on kindlasti laieneda vastavalt sortimendile ja ütleme toote näitamisele kliendi jaoks. Ja seda laienemist saab teha tegelikult paljuski läbi kodulehe ja e-kanali, eks ole, et mille kallal me täna töötame ja kuhu me oleme ka, ütleme, raha investeerinud juba. Olemasolevad osakonnad vajavad küll päris palju investeeringuid, aga see on üsna niisugune, seda me oleme teinud ja jätkame tegemist, aga see nii-öelda me nimetame omakeskis seda 6. osakonnaks meie kodulehte, siis seal me kindlasti tahame minna paremaks ja suurema valikuga. Praeguse aja võimalused järjest rohkem võimaldavad sellist head logistikat. Eesti on nii väike, kõike me ei suuda nagu ehitusmaterjale oma ladudes hoida, aga me suudame väga head komplekteerimisteenust pakkuda ja läbi selle me teeme sellel olema päris palju tööd. Nii et teil läheb hästi, aga saab minna veel paremini? No jah, eks iga firma ülesanne on areneda, et mis siis, et 31 aastat vanad juba olema, aga ma mõtlen mitte meie, vaid Puumarket, aga ega me ei väsi, ikka paneme edasi. Kas teil on välja kujunenud sortiment või näete ka siin mingisugust arengut? Jah, kindlasti tänasel päeval on see sortiment välja kujunenud, aga see ei ole kunagi, ei saagi olla lõplik, eks ole. Ja me kindlalt igapäevaselt töötame uute toodete kallal, uute tarnijatega, uute tarnekohtadega ja seda valikut laiendada kliendile, see on igapäevane töö ja seal me näemegi väga suurt potentsiaali kindlasti. Jah, mul tuli ajalugu millegipärast meelde, et kuidas Puumarketi sortiment kujunes üldse, et sõnatüvi ütleb ju paljud teavad meid kui puuhoovina, aga tegelikult on tõesti meil sortimendi mõistes, ma väga täpselt ei oska öelda, käibes moodustab meil peaaegu pool kõik muu peale puidu. Ainuüksi tänaseks terrassi lauavalikut on meil vähemalt 30 erinevat profiili, sealhulgas puuliikidest, alates termosaartest, komposiitidest, et kui me tõesti
alustasime, võib-olla meil olid ainult okaspuu ja immutatud ja nii edasi. Tänastes töödes ka meil üks fookus on, et kliendile paremini materjali näidata ja eksponeerida siis kõikides osakondades. Lisaks puidusalongile me püüame neid näidiseid, ka näidistükke nii-öelda puidu osas, mida saab kaasa võtta, paremini eksponeerida. Puiduvaldkond kui selline ja puidukasutus üleüldse ehituses ja turul on tegelikult kasvavas trendis endiselt ja meie ise kui puidumehed sellesse usume tegelikult. Tore, et meil on selline tugev ja hea Eesti ettevõtte, jätkake mehed kindlasti samas vaimus. Aitäh sulle! Aitäh!